muidugi mis paistab. Jalutan linna poole. Mustlased on voodi tulnud. Meil on hobune seal suht ärritunud hobusega. Ehk siis mitte Rumeenia või romaani mustlased, vaid meie Iiri travellerid. Meil on laagrid mitte kaugel meist. Lähen linna natuke teist kaudu täna. Tulen sinna Pensukas alla ja näitan meie linna ainsad maa-alustunnerid ka. Meie linna ainus tunnel. Ja siia on siis kohalike koolide lapsed teinud illustratsioone. Neid aeg-ajalt vahetatakse. Meie jõgi Trent. Ja ilusa vaatega korterid, kus keegi väga elada ei taha. Meil on siin üks kanalilaev just tulnud. On siin vahebasseinis. Esimene lüüs pandi kinni. Teine lüüs tehakse siit lahti. Ja siis laev mängab alla niimoodi. See on kanali alumine ots. Ma tunnen, et selle lüüsi lukk on päris raskelt käiv, et see tädi on ikka väga raskustus seal. Siit on näha, kuidas laev on lasknud ja lasknud. Tuul on suht raigem ja ma ei tea, kas see mühing kostab sisse ka või ei kosta, ma isegi ei taha rääkida väga. Stooni peatänav. Ärkab Kasta sail ju ellu. Ma vaatan, mis siin lahti on ja mis siin toimub. Meie lemmik tervisliku toidubaar. Mitte selliselt tervisliku toidubaari on meie lemmik, aga siin sai väga mõnusaid taimetoiduprappi, mis olid päriselt ka head. Kahjuks on siin silt ukse peale, et sulgevad ja kõik asjad, mis siin sees on müügiks. Ehk siis varustus on müügiks. Siin ka lähevad kontorid kinni. Ja päris palju on neid rendile andmise silte ka näha. Palavus tapab. Selline lämbe äikeseelne ilm on meil. Kaamera õtsub, sest et mina võtsun võtan üle õla ja mõtlesin, et korra näitan, et kui ma siit lähen ja kus paistavad need liumäed, et igas asumis, mis siin näitatakse, siis peab olema mingi hulk nii-öelda säästvama hinnaga maju ja lisaks ka siis mingi hulk maju, mis kuuluvad kohalikule omavalitsusele nende majutamiseks, kes ennast ise majutada ei suuda. Ehk siis meie nii-öelda eesrindliku rikaste asumi see kõige vaesem osa elab siis sellistes väiksemates majades ja meil on seal kinod maja ees, tüpimajad, kõik muud sellised asjad, et niimoodi siin. Ja ei tahaks küll midagi muud öelda, aga kuna absoluutselt viimne, kui üks neist suitsetab seal, nendest täisealistest, siis terve see tänavanurk haiseb su trüvedalt. Aga see, et need kino jaoks tõmbavad voodi linapõude vahele ja siis nii-öelda grupi ja karjaga koos vaatavad, mulle tegelikult väga meeldib, et selline muidu väga viksis ja viisakas elukorralduses ei ole sotsialiseerumise ette nähtud. Aga nende majade elanikud on seal kõik suured sõbrad.
tundub, et prügiauto on ära käinud. Meie üldprügi ehk siis rohelised konteinerid on tühjad. Lähen lohistan meie omaga tagasi sinna, kus ta koht. Ja siis näitan oma Taalia ja Georgiani õita. Sorry, et ma ahin, mulle seda räägib palav. Võhma pole paksul inimesel, no mis sa tahad? Jörjeni, mis paistab sealt juba laia ka. Kuna meil on siin naabrite parkimiskoht, siis on see prügikonteinerite manööverdamine on natuke huvitav vahel. Siin on mu Jörjen. Näitan teiselt poolt ka. Ja siin on tema teine külg. Ja teine sort peaks olema siin Penhill Monarch peaks see teine vist olema. Ja siin on mu tomatid. Suhteliselt hoogsalt läinud kasvama nüüd. Siin on mu ämblik. Selline ilus paks. Pojane ka tal siin. Aga mis ämblik on, ei tea. Suhteliselt kuri on, ma ütleks. Et nii kui lähedal lähete, ikkagi hakkab suht ambeid näitama. Minu teine tomat on ka nüüd palav, aga puhama hakkan, enne oli pisike. See peaks selliseid suuri magusaid marmelaadi nimelisi tomatid andma. Chili, mis õitseb, aga kaunu ei näita. Õied on ikkagi kestud nagu mingi ilu chili oleks. Basiilikal natuke kiratseb, see on siis Aafrika sinine. Ja siin all on tai basiilik. Ja siis porgandid ja peedid. Koriandril läheb hästi. Need on seal ära kuivanud vaikselt. Ja siin on mu sügisärvides gladiolid, mis siis niimoodi jupikaupa tulevad. Ehk et suht hiline ikkagi, et augustis alles siis tulevad. Ja mustastad. Nüüd mõned kobarad, mis mul siin on. Vot nii.